Теперь нужна Новая Россия, и старая тоже не нужна, и старая тоже не нужна. No meie eesmärk on segada saatkonna tööd ja me oleme seda nii palju seganud, et siis kui meie piketid on, siis nad on lühendanud enda tööpäeva. Nüüd lõpuks on see peauks, mis on, see on kinni pandud, sellepärast, et inimesed ei kuulnud ja mis seal kellast neile öeldi. Ehk siis me oleme saatkonna tööd päris hästi mõjutanud. Lisaks sellele mööda siis konsulaarteenistuse jookseb igalt poolt informatsioon, et saatkonna töö on häiritud Euroopa ühe liikmesriigi pealinnas, selleks on Tallinn ja juba 11 aastat järjest. Meie üks tähtis töölõik on ka tuletada välisturistidele meelde, et Venemaa jätkuvalt ründab Ukrainat ja peame juhtima kõigi tähelepanu sellele, et see ei saa niimoodi kesta lõppakani. Mina alustasin oma võitlust 23. augustil 2014. Ma ei saanud enam pealt vaadata, kuidas Venemaa lihtsalt läheb ja võtab jälle. Ja siis tegime esimese piketi ja alates oktoobrist on meil koos Tarmo Kruusimäe ja Aivar Kivisega ja oleme organiseerinud pikette iga nädal 1 tunni. Praegu on nad igal kolmapäeval kella 4-st 5. Ja teine rida on see, et alates 2015. aasta kevadest lõime organisatsiooni MTÜ Toeta Ukrainat ja hakkasime viima Ukraina kaitsjatele abi, mitte letaalset abi, aga kogu muud varustust igasugust kaitselistust annetati ja niimoodi. Ja vahepeal oli nagu seisma jäänud, vahepeal oli nagu vaiksem periood, ukrainlased said ilma humanitaarabita ja hakkama. Aga 22. aasta kevadest käivitasid uuesti ja olen siiamaani viinud Ukrainasse abi enam-vähem niisugune taktika, et iga kuu üks reis. Järgmisel või sellel esmaspäeval, mis tuleb järjekordne reis. Lugesin ära oma 40 Ukraina templit passis. Kas sa käid seal suvitamas? Kas sa käid seal suvitamas? Asi on sellest kaugel. Kui keegi mõtleb, et see on mingi huvituse turismireis, siis väga rängalt tekst on umbes sedasi. Hommikul mõtleme praegu seda reisi, mis tuleb esmaspäeva hommikul stardime siit, jõuame Lomsasse, Lomsasööd, siis sealt lähme piiri peale, anname abi üle, oleme ööd, järgmine hommik hakkame tagasi tulema. Ja see on siis umbes 4 päevaga 2400 kilomeetrit läbisööd. See on nüüd piiri äärde Volodimirisse. Kui Harkivisse minna, kus me ka tihti käime, siis Harkivi reisid on circa 5000 kilomeetrit üks reis ja kulub nädal aega ja ühesõnaga mingiks ekskursiooniks aega ei jää ühesõnaga. Öösel saab natuke magada, hommikul jälle rooli, jälle sõitu, kaup üle, tagasi sõitu. Kas sa oled rindel ka käinud? Siiamaani ei ole. Siiamaani on terve vastupidamisega imestanud. Rindel ei ole saadetud? Päris rindel, aga mina ei ole käinud. Küll Markivaares seal on see rinne 25 kilomeetrit. Siis Dnipros Zaporožes olen käinud rinde lähedastamis kohtades. Aga päris rindel on
tavaliselt organisatsioonid, kes tegelevad ühesõnaga, annavad edasi seda abi või siis oleme sõjaväelastele otse ka andnud, aga enamasti kas Harkivis või Kiievis või nii kõik. ei ole tahtnud segama minna rindemehi. kuigi ükskord mulle pakuti Kupjanskis, me käisime ka ja seal mulle pakuti seda võimalust, et istu mootorratta peale, et lähme ühesõnaga päris jõede rindel, noh paugud käisid, seal oli see rinne mäe otsast täitsa näha, 10 kilomeetrit. tere! aga meil olid, seal ta oli nõus ainult ühe inimese. Mina panen seljakott ära ja võta kohe slippe. Ühesõnaga ma ei hakanud seda sõdurfossi kurnama sellega, et ta istub veel, viib sinna ja sa tagasi ei tule. Selle sõja lõpuga on küll nagu kahtlane lugu, et mul on tunne, et Venemaal ei ole seda tahet mitte kuidagi ja seda häbi, mis nad praegu tunnevad, ei suuda nad alla neelata. Ja nad jätkavad endiselt Ukraina inimeste ja eelkõige oma inimeste tapmist. Ja mina ei näe, millal see sõda lõppeda. Võib-olla Putini surm aitab kaasa, aga see pole ka sugugi kindel. aga kui neil diisel päris otsa saab, No inimesed päris otsa ei saa. diisel, Mis asi otsa? diisel, Diisel või? No siis nad tulevad hobuste või eeslitega, kuni need otsa saavad. lõpuks tulevad tõuksidega. Ja mitte elektrilistega, vaid jalgsidega. Jalgsi-tõuksidega, jah. Ega see võistlus meil ei ole ja selle tulemist ei ole kuskilt näha.